see on klassikaline gegenpressing. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Äärekaitsja eksimus. Kus on? Mõista mängu, naudi hetke. Tervist, eetris on Vivatbeti stuudio. Räägime jalgpalli MM-ist, seekord viimast korda. Ja nii nagu esimeses saates oli Madis Kalvet meil külas, nii on ta nüüd ka ja võtame selle MM-is kokku. Tervist! Tervist! No, oli emotsionaalne mäng ja nii nagu ilmselt väga paljud poolööd on üleval oldud. Põhimõtteliselt küll, jah, et poolööd üleval ja siis kuna ma eile vaatasin finaali Saaremaal, siis hommikul 5 pärkasin ja hakkasin Tallinna poole tulema. No, mõistlik, aga mis sa ikka teed? aga ütleme nii, et mäng oli minu arust, finaalmäng oli seda väärt, et tasus üleval olla ja ma olen siin ka juba eile õhtu ja pärast mängu ja ka hommiku sirvinud siin igast arvajate arvamusi ja ma ei saa siin paljudega nõustuda, et see mäng oli nii halb või kole või mida iganes, eks ole, et minu arust oli väga siuke ehe finaalivääriline mäng. Ja kindlasti oli pingeline mäng, et ju kui lisaajal juba läheb, siis järelikult seal ikkagi on seda õhus ja seda kõike seda ühelt poolt, ma ei tea, raskust, teiselt poolt, ma ei tea, pingutust, mida iganes, ühesõnaga, ta oli väga selline võitluslik mäng, väga pingeline mäng ja ütleme nii-öelda jah, selline mängu lusti seal võib-olla kõige rohkem ei olnud, et oleks kus mõni mäng on see, et ühe väravalt teisel 4 aastat tagasi või Argentiina-Prantsusmaa finaalis olid siis väga selline, see oligi äge finaal, et löödi mõlemalt poolt palju väravaid, pidevalt toimus midagi, siis see oli selles mõttes, mäng läks selles mõttes ju oodatult, et kõik teadsid, Hispaania hakkab palli valdama ja kõik teadsid ka, et Argentiina üritab lõhkuda nii palju, kui vähegi saab. Ja siis sellest taktist see mäng läks ja ütleme nii, et ma eeldasin, et Argentiina ikkagi üritab ise ka rohkem midagi teha, aga kuidagi väga nii-öelda selles mõttes ühekülgne, üheülbaline finaal selles mõttes oli, jah. Üheülbaline küll, jaa, aga ütleme, Argentiina saigi siin selle finaali eest ikka on väga palju kriitikat juba saanud, kuigi finaalist pole väga palju tundegi möödas, aga seda kriitikat on tulnud küll igast otsast, aga ma natuke ujuks vastuvoolu, et kui me siin eetriväliselt ka rääkisime, siis ma juba oma seisukohti ka tutvustasin, et see oligi nende taktika, et mis selles lõhkuvas mängus siis iseenesest halba on, et sa keerad selle trahvikasti lukku ja kui vastane suudab väravat lüüa, siis see on nende probleem ja Hispaania lõi küll olukordi, aga väravani ju ei jõudnud normaalajal ära, et Argentiina taktika ei õigustas ennast. See on jah, üks lähenemine asjal. See on ainuõige lähenemine. Aha, selge. No kokkuvõttes ikkagi, minu jaoks on huvitav see, et kas Argentiina juba mänguks valmistudes läks selle ideega, et me nüüd ikkagi reaalselt 120 minutit tahamegi kaitsta ja lihtsalt taga nulli hoida, või see kuidagi mängu käigus nende jaoks sai selgeks, et neil ei olegi võimalik mängulist vastu saada, et kumb see nüüd oli, et kas, ühesõnaga seal peab kumb olema, et aga ma ei tea, mind, mis kõige rohkem Argentiina juures häiris, on see, et hea küll, te ise olete siuksed, mängite jõuliselt ja oletegi siuksed nii-öelda kõvad mehed, on ju. Aga samas, kui seal, ma ei tea, rünnakul iga väikse puudutus peal ise kukud ja siis viga nõuad, et see võiks olla siis hoia stabiilselt ühte taset, on ju, et kui ole kõva mees lõpuni välja, siis mitte... Ei, need on erinevad olukorrad, eks. Ei, erinevad olukorrad, jah, aga... Mingid kaitses jõulised ja kohtunik viitseb sest ära, siis polegi midagi, kõik on ju okei. Aga sinu vastu tehakse viga ja kohtunik ei vilitsa seda ära, siis loomulikult sa protestid, et see kõik on minu jaoks mõistetav ja üks osa, aga see, mis sa ütlesid, et kas nad enne mängu mõtlesid, nad seisavad ainult kaitses ära, kui vaadata, kuidas Hispaania on MM-il mänginud, et nad on ju lasknud ainult ühe värava endale lüüa, siis võib-olla nad saidki aru, et neil ei olegi endal erilisi võimalusi väravani jõuda, et on 0-0 normaalaeg ja lisaaeg ongi nende ainus šanss, et kui nad siukse mõttega läksidki peale, siis et kas see on halb mõttena? Nojah, järelikult ma ei tea, kas seal mängueelsed treenid olid ka, et lõid siis penalteid seal tundide kaupa, et... Pigem nad harjutasid seda kaitset, Ei nojah, aga kokkuvõttes ikkagi
see tundub kuidagi väga selline kuidagi primitiivne nagu lähenemine, aga samas muidugi ma saan aru ka, et noh, kui Prantsusmaal vähemalt olid siuksed kiired ründajad ja kiired ääred ja kes nagu suudaks vajadusel selle kaitse üle joosta, kui see palli kaotus tuleb, noh siis Argentiinal pole seda kiirust ka, et seal üks olukord, kus seal Messi avapoole ajal justkui sai nagu jooksu, aga Simon jõudis ka väravast pool keskväljal vahele nagu, et seal Argentiinal ei olnudki selles mõttes nagu neid relvi, millega nagu mänguliselt nagu vastu saada, et see palli valdamine ei tulnud välja ja seda kiirust, et need üle joosta ka ei ole, et siis võib-olla tõesti oligi see, et nüüd proovime 20 minutit lihtsalt nagu kuidagi hullu panna ja seda kuidagi nulli hoida, et tegelikult ju 90, ma arvan, sina seda finaali võib-olla mäletad, Lääne-Saksamaa vastu, kus nad 0-1 kaotsid, penaltist 85 või niisugused, aga kokkuvõttes selles Preeme, Andres et ma olin veel muuseas, ma olin veel toona viimaseid hetki Nõukogude armees ja vaatasin seal kuskil minu arust Lenini toas oli meil telekas ja mul õnnestus seal, ma olin äkki vist Nevalnõi ja sain seda, see oli kellaalis kuidagi igatahes, ma mäletan, pimedas vaatasin seda midagi pärast, et ma ei mäleta, mis see kellaaeg, kus see toimus üldse 90 üldse? Itaalias, no siis see ei saanud ju väga, no ikkagi meie mõistes oli ikkagi õhtu üline aeg ja oli puune aeg, aga ma sain seda igatahes vaadata. Või kauplesin ma selle välja, ma täpselt ei mäletan, aga ma vaatasin seda. Aga kokkus oli ka see, et praegu on ka väga palju võrdlusi juba toodud nagu toonase finaaliga, et ega toona ka Argentiinal tegelikult ju mingit varianti ei olnud. Et seal on ka, mismoodi see ühesõnaga, kaks kõige suuremat nii-öelda löökide vahet, mis finaalis on kahe osalise vahel olnud, ongi see 90 finaal ja nüüdne finaal on, et toona oli samamoodi Argentiina oli nii-öelda turm tule all ja üritati kuidagi kõigest väest seda ära hoida, samamoodi siis ka seal lõhuti ja saadi 2 punast, läbi aegade üldse esimesed finaali punased. Et ühesõnaga kuidagi see võrdlus selle finaaliga on väga kuidagi asjakohaseks saanud juba. Jah, aga praegu nagu selline mulje selle finaali järel, nagu Argentiina olekski, maakeeli öeldes nagu sitt meeskond. Tegelikult ei ole, ta just MM-finaali, et see ei ole nagu, see jutt nagu selles suhtes nagu ei päde minu arust, kõik need kommentaarid ei päde, okei, ja selles mängus neil oli selline taktika, nad mängisid niimoodi tervikuna läbi turniiri, aga nad ei näida mingit supermängu ka, ma olen sellega nõus, aga ega see Hispaania ka nüüd, nad olid just hästi ühtlased, aga ega neil olid ka raskeid momente sel turniiril ju tegelikult. Ei oli ja ütleme, Hispaania oli üks põhimõtteliselt selline meeskond ikkagi, kes läks nagu läbi turniiri nagu paremaks. Et kui prantslased tulid kohe hurraaga ja hooga peale ja et kaua nüüd kestame lõpuni välja, ei kestnud lõpuni välja. Aga Hispaania nagu pidevalt nagu samm-sammult, et alagrupis isegi see viimane mäng Uruguayga oli, küll 1-0 võitsid, aga see oli ka ja see Muslera seal käksel väravas ja läbi selle said selle võidu kätte ja siis seal alates play-offist nad ikkagi läksid paremaks, neil olid ju tegelikult tugevad vastased, seal mängisid Portugaliga ja Belgiaga ja poolfinaalis oli Prantsusmaa, kes oli üldse tegelikult ju soosik number 1 on, et nad ikkagi ütleme, selles mõttes nad olid väärilised võitjad, sest nad ikkagi alistasid järjest niisugused ainult suuri, järjest tugevaid võistkondi ja ma sellega on nõus, aga vaata, kõik need alistamised olid ikkagi üle noatera, need ei olnud niisugused, jätame selle poolfinaali praegu kõrvale, mis oli nagu turniiri üks igavaid mänge ka muidugi, aga ütleme, nii Belgia kui Portugali alistamine oli ikkagi mõlemad olid üle noatera. Ei selles mõttes see värav tuli otsustav tuli võib-olla kuidagi seal lõpus ja aga muu ei maksagi ju. Aga samas oli see, et mitte keegi ei suutnud Hispaania kaitset sisust lahti murda. See on õige. See oli, vaatasin täna seda statistikat, et oli see kuulus XG, et palju siin teoreetiline see värav nende vastu on, seal oli läbi turniiri kokku, kõik 8 mäng kokku, oli 2,3 nende vastu, ehk siis keskmiselt mingi 0,3 mängu kohta, sest tegelikult sealt ühest läbi ei tuldudki . Jaa, ei sellega ma nõus, kaitse oli ja see oli superluks, aga küsimus ongi ju see, et see oma realiseerimine just nendes mängudes kui sa ütleme seal, mis oli 8. finaalis, veerandfinaalis ja lõpus ka finaalis, sisuliselt ei suuda nagu seda oma ära teha, vaid ongi kas üle noatera mingil üleaja minutil, lisaajal, siis see näitab seda, et see rünnaku pool neil nii hea tegelikult kokkuvõttes ikkagi olnud. No, seda on nagu raske selles mõttes kritiseerida, et kui sa ikkagi sul vastane istub... Ma ei kritiseeri, ma natuke lihtsalt seda auru nagu tõmban maha. Jah, aga mõtlen see, et kui sul vastane istub selle kõik 11 mehega seal kastis on ja ükskõik, kes sul seal on, sealt on nagu jube raske läbi minna. Sealt on, see on ebareaalselt tihe seal nagu seal ees, nagu, et kui sa ikkagi valdad kogu aeg palju, et neil ei olnud seda varianti, et me nüüd jookseme vastase kaitses üle, sest vastane oli kogu aeg 10 mehek kaitses on ja et neil ei olnud seda nii-öelda kiire rünnakute varianti ei tekkinudki lihtsalt.
et selliselt ikkagi neid variante tekibki vähem, neid teravaid olukordi. Ütleme nii, et tegelikult Hispaanial ei ole ka niisugust ju päris maailmaklassi ründajat ka enne. No Torrest neil ei ole või Rauli või ma ei tea, kas Morientes omal oli, et niisuguseid mehi nagu ei ole jah, praegu, et Ojarzabal Vall on ka tore. Torrest mind seda, kes täna väraval üdeb eile. Ja David Villa, kes oli 2010 et seal need olulised väravad ära lõi, et neil praegu jah, ei ole niisugust meest, aga samas ikkagi kogu see masina värk on nii hea seal neil, et sealt ikkagi keegi lõpuks ikkagi nagu kuidagi kusagilt ära suskab, et samad see Merino see peaga olukord või see Williamsi peaga olukord ja seal neid variante tegelikult oli, et olekski niisugune, ma ei tea, Haaland selles olukorras olnud, ma arvan, et oleks peaga sisse rambinud need 2 palli ja seal polekski pikka pidu olnud, et selles mõttes kõik see mängu ehitamisoskus ja see, kuidas see pall siin üles viia ja kuidas vastane niimoodi surve alla panna, et see on kuidagi teist paremat ei ole, kui seal olekski nii-öelda niisugune, ma ei tea, maailma parim ründaja ka seal tiimis, siis oleks nagu päris igav vaadata jalgpalli, et võib-olla selles mõttes see asja tegigi nagu huvitavaks ka see, et neil nagu see realiseerimine jättis ikkagi veidike nagu soovida, et muidu oleks seal võib-olla kõigist nagu rongiga üle sõitud. Teisalt jälle muidugi see, kuidas nad jälle võib-olla tundma räägis endale vastu, aga ma ütlesin, kui nad ei suutnud nagu ära lüüa, et siis järelt nad nii head polnud, samas jälle see, kuidas nad ikkagi siis nagu viimasel hetkel kogu aeg said sellega nagu hakkama ja nüüd ka finaalis ka ikkagi, mis seal oli siis, mitmes minut see oli juba 106 oli 106 just midagi, jah. Et see jälle näitab seda, et seda külma närvi nagu suudeti ikkagi säilitada. Nad ei läinud tegelikult kordagi närvi, ei olnud niisugune mingi paanika, et hakkab mingi pikka taguma sinna kasti, et äkki kuidagi saame kogu aeg nagu stabiilselt ühe niisuguse nagu öeldes ka, et kui laine tuleb vastu kivi, et lõpuks ikka see uuristab see augu sisse, samamoodi Hispaania mäng ka, ja kogu aeg teeme ühte asja, tuleme, tuleme uuesti, tuleme jälle, et lõpuks see kuskil see nõrk koht ikka nagu tuleb välja, jah. Kas see turniir nüüd näitas siis seda just Hispaania võidu näitel, selle Hispaania mängu näitel, et kui me kogu aeg rääkisime läbi turniiri, et see on nagu staaride MM ja staarid seal löövad väravaid ja tassivad oma võistkondi, siis lõpuks võitis võistkond, kus nagu keegi otseselt, kuidas ma ütlen, niisuguse väravamasina või õudse vedurina esile ei tõusnud, et seal ikka terve meeskond oli nagu ühtlane. No ikkagi jah, selles mõttes võib öelda, et võitis nagu parim meeskond, et ei olnud niisugune staari, kes vedas ja hästi palju, mida ikkagi nagu räägitakse, on see Hispaania peatreener De La Fuente, et tema ka ju selles mõttes tegi ju selliseid valikuid, kui seal, ma ei tea, kõik meie siin jalgpallieksperdid ütlevad, ma ei tea, veel ülal maailmas ka, et miks David Raia ei ole väravas või miks Garcia ei ole väravas, et võtavad ju sisuliselt, ma ei tea, riigi paremast 3. mehe paned väravasse, et segane peast, et mis toimub. Aga ta kuidagi selles mõttes tal on oma väga selge nägemus, mida ta tahab näha ja ta võtab sinna nägemusse täpselt tema jaoks sobivad mängijad. Ta ei võta võib-olla kõige nii-öelda individuaalsete oskuste poolest kõige paremaid mängijaid, ta võtab need, kes täpselt nii-öelda täidavad tema seda plaani. Ja samas on ka see, et sama Pedri on ju, kes tegelikult ju ükskõik millises maailmavõistkonnast oleks seal keskväljal põhimees on ju. Ja veerandis, poolfinaalis, finaalis alustas pingilt. Et ta selles mõttes julges teha ka selliseid suuri otsuseid ja samas jälle ikkagi meeskonna sees tundub, et see kuidagi sellist keemiat paigast ära löönud, et keegi seal ei hakanud jonnima, ei olnud selliseid mingeid staaritsemisi, et ühesõnaga kõik olid selle ühe eesmärgi nimel väljas ja samas, et De La Fuente oli tegelikult ju, kas ta oligi, et mingi meeste klubi jalgpalli kuskil 3. liigas on korraks proovinud, on ju, aga muidu ta on kogu aeg olnud seal Hispaania jalgpalliliidus, on ju, võtnud seal neid U-koondiseid ja siis sealt tõusnud niimoodi öeldi, et tegelikult ta kõiki neid mängijaid teab sealt mingid poisikese põlvest peale, et ta nagu kuidagi saabki nendega hästi läbi ja teab nende, ma ei tea, tujusid, tugevusi, nõrkusi, mida iganes on, et ta kuidagi sellepärast suutis selle koosluse nii hästi kokku panna. No võib-olla see ongi asja tuum nagu, et kui see treener ka nii hästi neid mängijaid tunnevad, et kui tihtipeale tuuaksegi koondise peatreeneriks ja mingeid superkujusid, kes võib-olla proovitki siis kuidagi seda staaride sülemit nii-öelda mängima panna, aga jah, ütleme, kui siin on nagu treener nagu läinud nagu sügavusse, nagu, et ta on neid noortekoondistes olnud nendega ja nüüd täiskasvanute koondis, siis jah, see ongi see asja võti ilmselt. Et ikkagi täpselt ongi, kui seal, ma ei tea, mingi vend on seal 14 aastat olnud ja näed, kuule, ma sul, mina õpetasin sind, on ju, ja nüüd sa kuulad, ma ei tea, 25 ka, mis ma ütlen, on ju, ma arvan, see vend kuulabki, et seal kuidagi see
võib-olla ongi osadega siuke sama see isa-poja suhe ja või noh, mingi siuke midagi säärast on, et ei ole see, et kui nagu Inglismaal, et tuuakse miljonite eest Tuchel on ja kes ütleb, lambapead mängige paremini. Ei oska mängida ja te ei oska palli hoida ja mingeid asju teha. Jah, et see pole teie DNA-st üldse palli mängida oskate. Et noh, võib-olla seal nagu see, on muidugi kindlasti mingi teistsugune sünergia, seal võib-olla ajad kellegi vihaseks sellega ja vend läheb ja toestab ka on ja, aga seal on võib-olla, seal on jälle teistpidi selline kuidagi, ma arvan, siuke usalduslik suhe või noh, et see, ühesõnaga toimis hispaanlastel see asi, jah. Aga sa võrdled natuke, sa oled ikkagi piisavalt vana juba, et see 2010 maailmameister Hispaania ja see praegune maailmameistriks tulnud võistkond, et kui sa need kaks paned nagu kuidagi nagu võrdlusesse, siis mis sinu jaoks need võib-olla need ühised jooned see kõige rohkem on? Noh, eks ikka sama see palliga mäng, et see on ju kogu aeg olnud hispaanlaste jaoks A ja O, et seal 16 aastat tagasi ikka me vastased lämmatati ära sellega, et noh, hoiame lihtsalt palli ja söödame ja noh, nii kaua, kui ta lõpuks nagu, ma ei tea, enam-vähem palli järgi jooksmisest pikal maha kukut, et noh, me lööme selle palli väravasse ka lõpuks, et noh, selles mõttes see osa on nagu sama, samas just jälle kuidagi see kaitse pool on nagu Hispaanial nagu paremaks läinud ja väga siukseks kuidagi selliseks konkreetseks, noh, ühesõnaga selline, sellest müürist on nagu raske nagu läbi minna, samas 2010 jälle see, et neid kuidagi staare oli nagu rohkem, et kõik oli siuksed ikkagi ju ilma olidki kõik staarid, siis seal tavalisi mängijaid polnud. No põhimõtteliselt küll jah, et olid kõik suured nimed on ju, et noh, praegu võtad selle Jamali ja Rodri ja noh, võib-olla 1-2 meest veel, kes ongi selles mõttes rahvusvahelises mõttes ka ikkagi tuntud nimed, aga selliseid noh, üled ongi võib-olla sellist lihtsalt head Hispaania jalgpallurid on, samas on Merino, kes vahetus tuleb, noh, ta ei ole ju mingi staar on ju, või samas on Baena, kes seal ühel äärel tegutses on ju, noh, Atleticus mängib, tore mees on, aga ta ei ole mingi rahvusvahelise kaliibriga tegija on ju, samas Ojarse pall seal ees ja nad on niisugused heal tasemel mängijad, aga nad ei ole nagu selles mõttes ikkagi noh, nii-öelda A-kategooria staarid. Et kuidagi, jah, nad on nagu ikkagi rohkem nagu meeskond, samas ühisosa on jälle see, et toona oli Barcelona baasil nii-öelda see koondis ja samamoodi on ka praegu, et noh, võtad samad ju Jamalid, Olmod, Kubarsid, noh, seal on ikkagi see Barca selgroogik jätkuvalt, jah. No, kui nüüd vaadata kogu seda MM-i ja Hispaania tuli Euroopa meistriks, nüüd nad olid MM-il, läksid aina paremaks ja võitsid tiitli, et kas see tähendab, ja vanuse poolest on ju seal ju, ei ole väga, ütleme, iganenud võistkond see, vaid vastupidi, eks ole, seal on ikka väga noori mehi, nagu erakordselt noori mehi, et kas see tähendab seda, et pikaks ajaks on suhteliselt igav koondiste jalgpalliperiood tulemas, kus Hispaania tolmutab kogu aeg? Pigem ma ei usu, sest ikkagi noh, tegelikult ju häid koondised on veel, noh samas Prantsusmaa ja Inglismaa ja noh Euroopas just, kes on väga noh, tegelikult nad ju nii-öelda Inglismaa ei võida mitte kunagi. Okei, jah, aga nad ikkagi suudavad teile huvitavaks teha seda asja ikkagi mingil määral. Et ma ei usu, et noh, et nüüd Hispaania tuleb ja hakkabki valitsema, ma arvan seal samas see Kukureia valitsevad, nad on 2 tiitlit. Ei no 2, aga mõtlen ka, et noh, nad nüüd järjest tuleb, ma seda nagu hästi ei usu, et noh, seal noh, samas see Kukureia ütles enne finaali juba, et kui ta nüüd maailmaks tuleb, et siis ta järgmine päev helistab De La Fuentele, et aitab, mina enam ei tule, et mul on kõik käes, on ju. No mees on 27 tegelikult alles, et võiks ju veel panna ja ma arvan, seal võib-olla noh, mõni mees veel on selline, kes hakkab mõtlema, et noh, sama Rodri näiteks on ju, noh, 30, noh, on olnud ju raske vigastus, millest ta välja tuli, et noh, võib-olla peakski nii-öelda rohkem klubikarjäärile keskenduma, natuke nii-öelda seda mängukoormust jagama, et noh, mehed, kes on kõik võitnud, võib-olla paljud astuvadki nagu selles mõttes eest ära, tuleb noh, aina rohkem nii-öelda nooreneb see koondist, ega praegu ka ju noh, hea küll noori mehi on ka, aga no samas see Rodri roll on ikkagi noh, suur 190 palliga ülimalt osav mees, noh, ta võiks sulle alati meeldib öelda, et valitses keskvälja või noh, tema nagu totaalselt tegigi seda on ju läbi turniiri lõpus veel eriti. Ja ka finaalmängus tegelikult ju tema ju seal ei noh, tema ikkagi täpselt, et noh, samas Laporte on ju noh, 32 on ju seal vahepeal Saudis ära käinud juba, et noh, mingid sellised mehed võib-olla vaikselt nagu taanduvad ja siis noh, tulevad veel uue tasemel, et kui hästi siis see kooslus tööle hakkab, et noh, eks seal ongi selliseid mõtlemise kohti nagu on, et nagu on sama see ju eelmine noh, nii-öelda kuldne põlvkond, see ka järsku ju 3 turniiri järjest võideti, siis järsku alakus pidama ja siis saanud aastaid mängu jälle käima, et noh, selle tegelikult iga süsteem või iga plaan ju üks hetk hammustaks läbi, noh sama mingi aeg oli Pep Guardiola ju noh, et mängis seda tiki-takat, mis Spartas oli, et noh, ikka lõpuks hammustad läbi, et noh, iga asjaga lõpuks leitakse ju need vastukäigud ja vastusammud, et ma arvan kindlasti seal juba mingid mehed juba mõtlevad, et noh, ilmselt Zidane vist on ju, kes saab Prantsusmaa koondise peatreeneriks, noh, tema
põhiplaan on nüüd see, et mismoodi ma De La Fuente mänguplaani maha murran nagu, jah. Samas Argentiinat vist ootavad ees suuremad muutused, et ikkagi seal on päris palju neid siukseid, mul see Oliver Lomp, kes ka mõned saated tagasi rääkimas, kus seal mingitel meestel ei ole tema arust nagu enam motivatsioonigi ja nii edasi, et tõsi, nad olid eelmise maailmameistri, nüüd jõudis selle finaali, taset ju nagu on, eks ole, aga nagu kui päris ausalt rääkida, siis sellega ma nõus, midagi jäi nagu ikkagi nagu puudu ja mingit siukest nagu värskust oleks sinna koondisse ikkagi tarvis. Sellega ma olen nõus jah, et seal tegi samad need Depaulid, Paredesed, seal on ikkagi mehed on ju ka 30+, kes on juba seal selle Mexicos, seal Miami's ja kes on koduliigast tagasi. Küll, aga Paredes valdab hästi võitluskunste. Ja kõrist kinni. Võib-olla uus karjäär ootab seal kuskil puuris. Nagu, et seal neid kogenud mehi on nagu palju ja on täpselt lisaks endale MM-tiitlid on ju 2 viimast seda Copa Americat võitnud ja et seal on nagu palju tehtud, samas see koosluses ongi nüüd ju suhteliselt pikalt koos olnud, et seal ilmselgelt on mingit värskendust vaja ja nagu ütlesin ka ennevalt, samas see kiiruslik pool, mis tegelikult ju on ju tänapäevas jalgpallis väga oluline, et seda ei ole seal Argentiina koondises nagu üldse, et eelmine MM ju seal finaalis, Di Maria oli see, kes selle Prantsuse kaitse tegelikult seal ju ära arutas ja ribadeks tõmbas ja 2-0 üldse ette aitas, nii et mingit sellist meest oleks vaja või see Niko Pass või hääldan peab seda, kes on see nii-öelda uus noor staar, kellelt palju loodetakse, kes tegelikult MM-il põhimõtteliselt ei saanudki põllule, just ühes mängus või ühesõnaga korraks seal käis, aga kes peaks teoorias selle Messi koha nüüd nagu üle võtma, et oleks selline rünnakute ehitaja ja olukordade looja, et kindlasti seal mingid muutused tuleb nagu teha ilmselgelt, et see iga asi ammendab ennast lõpuks, jah. No vaatame seda MM-i natuke laiemalt ka, mis nagu siuksed trendid nüüd, kõik mängud on mängitud, sinu jaoks silma hakkasid? Mõtled just nagu mängulises poolest? No jah, mängulises poolest, üldse nagu, jah. No, eks seal ikkagi see individuaalsed oskused ikkagi, sama need Prantsusmaa mehed on, et kui vaatad need klubi jalgpallis ka, tegelikult need kõik säravad ja väga palju niisugust individuaalset kvaliteeti hinnatakse tegelikult ju hästi kõrgelt. Sama seda kuidagi see kaitseblokki langemist, mis seal on hästi palju räägitud ka, et kuidas seal see alumine lõhkuv poolik seal kuidagi langeb alla ja pannakse vastaste need rünnakud kinni ja aga samas ütleme kokkuvõttes, mis ütlen ka, et tegelikult see maailma jalgpall on väga ühte nägu nagu läheb. Et see on võib-olla kõige suurem isegi minu jaoks asi, mis ma võib-olla sellest kaasa võtan, et ei ole nagu enam seda, et need Aafrika satsid seal mängivad väga niisugust lustlikult ja ma ei tea, Brasiilia on see, et lööge palju tahate, me lööme rohkem ja kõik nagu kõik läheb üle maailma, läheb kõik väga euroopalikuks, ütleme niimoodi kogu see jalgpall, et on nagu väga nagu sarnane, ideed on nagu sarnased, treenerid mõtlevad suhteliselt samamoodi, et mänguplaanid väga palju selles mõttes ju ja küll nüansid on erinevad, aga suures plaanis ikkagi see meeskonna struktuur ja kõik see, et alustame tagant lühikesega ja siis hoiame seal kaitse kindlate mingi liikumistega korras ja et ütleme et läheb musta jalgpalli aina rohkem ühte nägu, ütleme niimoodi. Ja ei, ma sellega on sinuga nõus ja natuke see on isegi võib-olla kurb vaadata, kuigi ma olen alati olnud rohkem siukse ka siukse Itaalia betoonkaitse auste ja nii edasi, siis samas ütleme siukse Brasiilia tüüpi võistkonnad, kes vanasti, kus oli 10 ründajat ja väravaht, eks ole, et selliste osalemine nagu andis värvi vanasti nendele turniiridele, et tõesti praegu sellel turniiril ma siukest ka nagu siukest lahedat jalgpalli nagu väga palju ei näinud, et see on nagu et kõik on nagu väga täpselt paigas ja väga nagu siuke nagu raamides on see mäng. Sama see Maroko näiteks on ju, kes eelmine MM oli poolfinaalis, nüüd oli veerandfinaalis, et võiks olla ka siuke lustlik Aafrika jalgpall on ju, aga samas kui sul on valdav osa mehi on tegelikult ju Euroopast selles mõttes pärit, et nad on ju kõikides, ma ei tea, reaalides ja kus iganes oma jalgpallihariduse saanud, peadel samamoodi on ju, kas oli Belgiast või kus iganes ta oma nii-öelda jalgpallilise tausta nagu on enda kaasa võtnud, et selles mõttes nad ongi, nad ju mõtlevad täpselt samamoodi, nad tegutsevad täpselt samamoodi nagu Euroopas mängitakse ja mõeldakse, et selles mõttes see
noh, ütleme, kõik tahavad olla tulla sealt, kus on see nii-öelda kõige parem ja noh, ütleme, Lääne-Euroopas on see kõige parem jalgpall ja siis nii-öelda sealt kõik need ideed lähevad mujale maailma ka ja siis ollakski selles mõttes nagu ühtemoodi, jah. Jah, et seda, et Euroopas on tugev see jalgpall, see näitab ka see, lõppkokkuvõttes palju otsustavatesse mängudesse Euroopa võistkondi mahtus, ütleme, teistega võrreldes, et ikkagi Argentiina oli finaali, aga tervikuna oli ikkagi see ju ütleme, terav tipp oli ikka puhtalt Euroopa käes praegu, et siin teised riigid peavad ikka mõtlema, kuidas järgi saada. No seal oligi jah, tegelikult vist ju 8 seas ainult Maroko oli ka veel, ülejäänud olidki Euroopa võistkonnad, et noh, kõige valusam ilmselt ongi tegelikult ju see Brasiilia jaoks, et kes ja 2002 tuli viimati maailmameistriks, noh, veerand sajandit pole nad tiitlit saanud ja pole isegi ju finaali saanud selle aja jooksul, et nende jaoks on kindlasti väga nagu valus see, et noh, vaadata kõrvalt, kuidas Argentiina on ikkagi ju mänginud selle perioodi jooksul mitmes finaalis, on maailmameistriks tulnud, on ja nemad nagu ei saa, et nad noh, silmnähtavalt nad otsivad seda varianti, et samas Ancelotti palkamine oli ka ikkagi ju noh, mõnes mõttes nagu sihuke natukene isegi nagu meeleheitlik käik või samm, on ju, et muidu ikkagi ju siuksed suured riigid, noh, nad tahavad ikkagi tegelikult mängida oma treeneriga ja et oleks nagu ikkagi see, nagu see oma asi, on ju. Et see välistreeneri toomine on ka tihtipeale ikkagi nagu siuke viimane hädaabinõu, et noh, kui muidu ei saa, siis äkki nii nagu saab, on ju, et jah, ma arvan, võib-olla see on üks riik, kus on väga palju seda mõtlemist, et kuidas nagu edasi minna, et mis me peame teistmoodi tegema, et ikkagi saada sinna suurde tippu nagu tagasi, jah. Aga võib-olla see üks nagu loovat ja lõbusat jalgpalli tapab natuke ka see, et ja sellel turniiril tuli see minu arust eriti esile, kui jõuliseks see mäng on lastud, et nii palju niisugust jõulist pusimist nagu sellel MM-il oli, mulle tundub, et pole varem olnud, ma ei tea, kuidas sulle tundub? No kindlasti on, ma arvan, selles mõttes sama see 90 MM, selle kohta räägitakse, see oli ju kõige niisugusem nii-öelda lõhkuvam ja kinnisem MM läbi aegade. See oli tõesti MM, mida ma nägingi niimoodi teatud asjaoludel suht vähe ja lünklikult, eks ole. Ütleme, mina olin nii noor, mina üldse ei mäleta seda, aga ma tagantjärgi lugenud olen selle kohta nagu räägitud, et just pärast seda tehti ju päris palju nii-öelda reegleid ju jalgpallis nagu ringi ja vaata, kunagi toona võis võtta värav veel tagasi veel sööta. Ja ma ei mõtle isegi seda, et nagu lõhku, ma mõtlen seda, et kuidas praegu kohtunikud nagu lasevad suhteliselt jõuliselt mängida, nagu ma ütlen, siuke vanasti minu arust siuksed hoidmised, lükkamised vilistati kõik kergemini ära, et praegu sellel MM-il lubati seda päris palju tegelikult. No, selles mõttes finaalis ju nägid ise. Ja see oli igal pool, et väike õlaga selga ja see käib nagu asja juurde, et samas see lõppenud hooajal siis Premier League kohta öeldi ka, et see kuidagi mäng on ka nagu siis selliseks ka, et siukseks jõuliseks läinud, et ainsad põhimõtteliselt väravast tulevad ongi need standardolukorrad, mis on selles mõttes kuidagi nii konkreetselt välja mängitud, on ju, et sul ongi mingi konkreetne lahendus ja suudad selle lahenduse nagu ära teha, siis saadki nagu värava. Et võib-olla jah, et see lahtise mängu osa on kuidagi nagu vähenenud, MM-il seda oli isegi tegelikult rohkem, on ju, kui see võib-olla klubihooajal näha oli. Aga ilmselgelt ma arvan, kui see nii-öelda muutub nagu probleemiks inimeste jaoks, ütleme, ma ei tea, kui mingid kuskil vaatenumbrid hakkavad vähenema või mingid sellised mured nagu tekivad, siis kindlasti jälle kuskil mehed tulevad kokku, mõtlevad välja midagi, muudavad natukene reegleid, mudivad siia-sinna, et kindlasti neid suundumise asju nagu jälgitakse ja kokkuvõttes kõike tehakse selleks, et jalgpall oleks võimalikult atraktiivne ja kui vaadatakse, et see atraktiivsus hakkab veidike kaduma, siis kindlasti leitakse lahendused, et see tuleks tagasi jälle. No jaa, võtame kas see pronksi mängu. See oli nii-öelda atraktiivne lõbus jalgpall, löödi väravaid, möll käis, täiega jama. Jaa, selles mõttes jah, ütleme, et mina olen üks nendest, kes ei vaadanud seda mängu otsest, kuidagi ma ei tea, ei eruta nagu see kolmanda koha mäng. Hommikul vaatasin nagu mingi osa nagu järgi, et vaatasin 10 väravat, et midagi ikka vaadata, et mis seal toimus nagu. Ja sama, kui see Rice tuleb seal, seal on näha, et seal ju kaitse ei pinguta ja siis tuleb ja lööb sinna alla nurka ära ja korras, on ju. Sama see 3. värav, kus ma ei tea, 3 prantslast jookseb sinna kaitsesse ja siis mehi ikka ei viitsi peale võtta, on ju. Et kokkuvõttes selline jalgpall ei ole ka ju muidugi, ma ei tea, tore vaadata, et see on siuke siuke NBA korvpall. No jah, see Harlem Globetrottersi koss nagu rohkem, et tuleme üleme ja paneme, tegelikult kokkuvõttes ongi selles mõttes, et ju meestel on see tegelikult ju need oskused olemas, võib-olla ongi see pingevabadus on nagu peal, et siis kuidagi suudetakse neid paremini välja näidata oma neid oskusi ja
aga samas kui kaitse ka veel eriti pingutan, siis tuleb eriti kuidagi hästi tulevad asjad välja, et aga lõpuks kokkuvõttes ma arvan, päris sellist jalgpalli pole ainult ka vaja, aga ma arvan kindlasti, kui see jõulisus peaks nagu mingi hetk nagu suuremaks probleemiks nagu tekkima ja probleem siinkohal tähendabki ilmselt seda, kui mingi televaatajate arv kuskil väheneb, siis hakatakse selle peale mõtlema, kui see ei vähene, siis ma arvan, selle peale väga ei mõelda ka. No turniir tervikuna, mis oli kõige ägedam asi sinu jaoks? Kõige ägedam, tegelikult ütleme tegelikult mulle see meeldis see, kogu see Norra nii kaugele jõudmine ja küll see mingi sõudmise fänn ma ei ole, aga oota, kuidas see ei ole? Sa oled ju tunnustatud sõudeajakirjanik Eestis. Naljata ju. Ei, seda küll jah, aga lihtsalt kuidagi selles mõttes oli nagu võib-olla lahe vaadata, aga kokkuvõttes ma ei tea, mina tihtipeale ei lähe sükste nii-öelda Aga sa mõtled, sa selle sõudmise fänn, mida nad seal tegid? Jah. Okei, jah. Et mõnes mõttes lahe vaata, et kuidagi rahvast ühendas see, aga siis mõtlen, mulle lihtsalt meeldis see, et Norral nagu hästi läks, et kuidagi selle regiooni riikidel ka midagi välja tuleb, et seda on alati nagu positiivne näha, pluss Norra ka ikkagi pigem ju jalgpalli mõistes väike riik ja tegi seda asja kuidagi nagu huvitavamaks ja ma arvan, Norra nagu jääb nagu meelde ja mis seal, mis muidugi meelde jäävad, samad need joogipausid on ja mis on siuke tootlus, me tegime ka siin nalja üks päev, et kui peakski minema see nii-öelda nagu ametlikuks, et peabki hakkama tegema igal pool. Et mõtlen siin märtsikuu Eesti liiga on ja väljas on mingi -6 kraadis, mehed peavad 3 minutiks kokku tulema, sul teevad joovad teed seal. Sooja teed, mis on, saadki sooja, eriti mingi väravat, kel võib-olla tööd ei ole, siis saab vähemalt sooja joogi sisse. Et selles mõttes, kui see üks asjale peaks jõudma, et see oleks nagu totrus kuubis on, et ma loodan, et siuke asi nagu ei, see lõhub mängu muidugi. See lõhub nagu mängu ja teeb nagu asja nagu siukseks nagu veidraks, et ja sama ütleme, et eks see poole show, mis finaalis oli, ta oli väga kuidagi siuke, ma ei tea, siuke lipi peal, lapi peal, siuke väga kummaline. Mis kõige veidram asi oli see, kui Ronaldo seal üritas oma naeratust hoida nagu pingsalt seal Madonna kõrval, et see oli kõige meeldejäävam asi kogu selle show juurest nagu. Et selles mõttes Super Bowli asju tehakse nagu ikkagi nagu ägedamalt, ma ei tea, kuidagi üks esineja ja kuidagi tema nagu asjad, et sama oleks võib-olla Shakira seal terve selle poole ära täitnud, ma arvaks palju ägedamalt, kui see mingi siuke kombineeritud asi nagu seal, mina vanakooli mehena võib-olla Madonna oleks pidanud ise terve selle show ära tegema. Ega sa oleks jaksanud tervet show'd? Küll ta oleks jaksanud seal Ronaldinat sõidutatud autoga, siis väga palju energiat ei lähe võib-olla. See oli kõige jaburam asi, kui kaks istuvad seal naeratus näol. See oli veider ja ma nagu mõtlesin, et miks sa üldse alguses kuskil keldris nagu esinesid, et see jättis mulle ka veidi kummalise mulje, aga ma ei ole väga kunstitajuv inimene. Ei ütlen, ma ka ilmselt oli mingi sümbol see, aga millest ma aru ei saanud kumbki võtta. Jah, et läks natuke liiale. Aga nüüd ikkagi see küsimus, see 48 ja mis siin on jutud juba 64 ja minu jaoks ikkagi kogu see asi oli ikka nagu liiga suur, liiga suur, liiga pikk ja see ka nagu kuidagi nagu on imelik, nagu mitte imelik, aga et alguses on õudne tulistamine, iga päev ja siis lõpus on need sellised pikad pausid, et kuidagi nagu see ma saan aru jah, siin jalgpallil, me rääkisime eelmise saate ka sellest siin Rasmus Voolaidu, et selgelt seal peab mingid vahed sees olema, aga kuidagi nagu see tempo sellest või see teravus sellest turniirist kaob nagu ära. Mina seda nagu ei ütleks, et mina ikka tema algus oli pigem see, et oli tõesti jube palju, nagu mingi 4 mängu päevas ja see oli nagu natuke igav võitu nagu ikka. Ja ütleme kokku, et turniiri nüüd lõpus olles hakkad alguse peale mõtlema, siis tundub nagu tõesti nagu mega kaugel, nagu et see oleks nagu eelmine aasta olnud jube kaua aega tagasi. Aga ütleme, lõpp oli selles mõttes minu jaoks ta oli küll põnev, et mul nagu ei tekkinud seda tunnet, et kuidagi vajus ära või pausid, 2 päeva vahel, see on ju tegelikult suurturniiri puhul nagu tavaline lõpus on. Ei, see ongi tavaline, aga ma ütlen just selle alguse tiheduse kontrastina. Kontrast on ja selles mõttes tõesti on nagu jah suur, aga sama selle lõpus ikkagi see pinge oli üleval, et selles mõttes oli nagu siuke sama seda Messi ja Mali vastasseisu heitati, see oli mingi 4 päeva on, et nüüd tuleb on ja aga ei okei, 48, see on puhtalt minu maitsel, see on ka palju on ja et seal oli ikkagi mänge, mida sa ei jõudnud jälgida, ei tahtnud jälgida, polnud võimalust jälgida
et aga kokkuvõttes ma saan aru, et see on paratamatus, et see 64 on ju ainult kokkuvõttes 100 küsimus ilmselt ei ole nagu ohtlikult siin samas ukse taga kohas. Et see ei ole nagu see, et kas, vaid see on nagu millal on ju. Et see on täpselt ongi varem see küsimus, et kas 30, ma arvan, seal võib-olla on ka mingid kokkulepped juba tehtud, et korraldajad teavad palju tulevad, et seal võib ei saa kohe nagu niimoodi hooga peale sõita, aga 34 Saudi Araabia, miks mitte, meil raha on, teeme suurelt, on ju. 64, seda on ikka, lõpuks me kõik saame aru, millest vaja on. Seda on Infantinol on hääli vaja ja Aafrikast Aasiat ta saab oma hääled kokku ja ütleb neile, et kuule davai, ma annan teile mõlemale siin 3 kohta juurde, näpud püsti, davai, lähme, on ju. Kokkuvõttes see raha kõik ka. Kokkuvõttes see ongi raha, on ju, ja siis see mingit otsapidi jõuab see raha ka siin meie jalgpalli ja nii see selles mõttes see ring nagu töötab, et lõpuks ongi see, et ma ei tea, valikmängud ära, hakkame kohe seal see 200 satsi play-offiga pihta ja kuidagi nimetame kogu selle asja nagu finaalturniiriks ja siis nagu möllame, eks ole, et see on nagu veider, ma ei tea, kuhu EM siis selles valguses võiks nagu liikuda, EM ju palju on UEFA-s on ju 55 vist või, 55 ja 24 praegu saab, nagu 32 peal läheb, siis juba see, et siis võib ju kõik laste peaaegu, mis on siis 32-ga enam, siis et selles mõttes tundub, et seal oleks nagu piir juba ees, nagu, et selles mõttes väga ülespoole nagu ju minna ei saa, täpselt samamoodi praegu 55 liikmesriiki teeme ka 48 7 õnnetut, kes välja jäävad nagu mängivad veel mingid lohutuskarika peale ja saavad ka oma mingi turniiri kätte. See ongi täpselt, et 47 saab peale ja siis ülejäänud 8 mängivad selle viimase koha nagu välja, et kes saab. Nii on, jah. Kes oli turniiri parim mängija ikkagi? Mina olen alati seda meelt nagu olnud, et võitja võistkonnast võiks olla. Ja võitja võistkonnast selles mõttes, ma arvan, see Rodri oli kokkuvõttes kõige olulisem mängija. Et tema ümber käis nagu väga palju ja just need otsustavad 2 mängu, just poolfinaal ja finaal, et ta oli seal väga silmapaistev mõlemas mängus. Ma ütlen siis vahel, et kui teha praegu, ütleme, kõik maailma jalgpallifännid peaks hääletama, siis ta ei võidaks. Kindlasti ei võidaks. Et seal, ma arvan, Messi võidaks. Ja Ronaldo oleks ka veel esikolmikus. Kui sa lases kõikidel maailma fännidel hääletada. See tõenäoliselt. Ja siis ma ei tea, see oleks Pape, Haaland ja Jamal ka seal ja see olekski nende vahel see valik käiks, Bellingham ka ilmselt. Aga ongi täpselt see, et iga mingi ringi järel umbes tunne, et ma ei tea, veerandit järel umbes see, et Bellingham on turniiri parim mängija. Siis poolfinaalide järel oli see, et äkki ikkagi Messi on jätkuvalt ikkagi maailma parim mängija. Nüüd finaali järel on, et vist ikkagi Rodri on, et seal selles mõttes need emotsioonid nagu iga sükse paari päeva ja iga mängu järel nagu muutusid, et aga kokkuvõttes ma ütlen jah see, et selles mõttes mul on hea meel, et FIFA nagu sellise valiku tegi, et ma mõtlen 2014, kui Argentiina finaali kaotas, siis valiti Messi turniiri parimaks, samal ajal teil ei olnud play-offis ühtegi ära, et ma ütlen see, et võitja võistkonna kõige olulisem mängija valitaks turniiri parimaks, mina olen sellega nagu igati päri. Ja ei, ma siin selles küsimus üldse vastu ei vaidle, ma olen sellega ka täitsa nõus, et kokkuvõttes parim ei saa olla see, kes ei suuda oma võistkonda tegelikult nagu edasi viia, et see loeb ikkagi see, mida individuaalsete oskuste poolest siis või populaarsuse poolest siis see on nagu mingi hääletamine, eks ole, et aga loeb ju see, kuidas sa oma oskused ja asjad ka terve võistkonna jaoks nagu tööle paned, et see on nagu see A ja O. Mis huvitav on ka tegelikult see positsioon, mida Rodri mängib, selline halumine poolkaits, et seal oli ka, et 10+, ma ei tea, 15-20 aastat tagasi, see oli ju väljakul kõige niisugusem ebaglamuursem koht, See oli nagu lõhkuva mängija koht tegelikult. Lõhkuva mängija koht, sa kuulasin hommikul ühte podcasti, kus Frank Leboeuf, 98 maailmameister, rääkis ka, et küsis ka, et seal teiste käest, et kas te ikka teate, mismoodi omal ajal meil selle mehe kohta väljakul öeldi, et sellise veetassi ja et tema ainus ülesanne oli pall võita ja anda see staaridele, et tema ülesanne polnud teha midagi, ta pidi lihtsalt nagu palli tagasi võitma ja andma neile, kes mängida oskasid. Et tänapäeval on see jällegi, see on ju ka ikkagi paljuski see Pep Guardiola tulem, et tema tegi sellest alumisest poolkaitsest ikkagi selle rünnakul väga suure osa ja see on ju maailma laiali läinud ja Sergei Busquets oli see mees, kes oli ka muidu ikkagi see nii-öelda nimetus järgi see lõhkuv poolkaitse, kes tegelikult sai ju see dirigent seal keskväljal, et läbi kelle see pall käis ja kes suunas seda, et ma ei tea, kas me läheme nüüd paremalt, läheme nüüd vasakult, läheme nüüd keskelt, kus iganes me seda rünnakut ehitama hakkame,
et tegelikult on ju see, selles mõttes see roll nagu väga tähtis, et ta ikkagi ju suunab seda meeskonna mängu, et mismoodi me nüüd nagu seda asja nüüd arutama hakkame, nagu, et tema peab selles mõttes kuidagi suutma selle väljakul ja suurt plaani näha, ja pluss see, et ikkagi nagu on ka, ütles ka see lõhku, ühesõnaga ta peab samas suutma ka seda nii-öelda kaitse poolt kuidagi koordineerida sellele, et seda teistpidi jälle hästi oleks, et selles mõttes see vastutus ja tähtsus on tegelikult väga suur sellel mängil. Kuigi samas ta ei ole jälle glamuurne mäng, et väravaid ei löö, siis sa ei saa näpud püsti ja Rodri, et no jaa, aga samas kes mängust natuke aru saab, see saab aru, kuidas need väravad ka tulevad või kus need asjad pihta nagu hakkavad, et nendel realiseerijatel ei ole midagi realiseerida, kui need keegi ei hakka neid olukordi üles ehitama, et nii lihtne see ongi. Aga mõtlen, mulle endal isiklikult väga meeldis prantslaste Michael Olise, kes seal lõpuks see 7 söötu andis, et see, kuidas tema suudab nagu, selles mõttes nagu väljakut näha ja suudab neid sööte nagu leida, et see on nagu täiesti siuke nagu oskus oma, et ta on nagu selles mõttes selles vallas mulle tundub nagu, ma ei tea, ka nagu mees teiselt planeedilt, et ta on nagu see tema see olukordade nägemine, lugemine, see on nagu ikkagi müstiline, et see on nagu minu personaalne hinnang, et oleks ala Prantsusmaa võitnud turniiris, mina oleks nagu teda ilmselt võib-olla kõige kõrgemalt hinnanud, jah. No sa vaatad palju ka Eesti jalgpalli, käid staadionitel ja jälgid seda liigat, et mida või kui palju võiks sellest MM-ilt Eesti jalgpalli üle tulla, ma mõtlen just ka sellist mängupildilt või on see tasemete vahe nii erinev, et siin me mängime ikka mingit oma asja ja nemad seal oma asja? Eks mingid ideed lõpuks ikka nagu jõuavad ju ringiga siia ka, et sama see ju, mis kunagi oli, et äärekaitse tuleb see rünnaku ajal, tõuseb keskväljale ja samamoodi meil ju siin Eesti liigas hakata tegema aga tegelikult ikkagi olgem ausad, ikkagi see maailmade vahe on ikkagi päris nagu suur, et nüüd kohe otseselt mingid et nüüd mingi kindel nüanss nüüd tuleb ja kohe võtame nagu üle, et et meil nüüd hakkab midagi suuresti muutuma selle pealt, siis ma seda nüüd nagu ei usu, et kindlasti ju selles mõttes treenerid ka vaatavad, mõtlevad, nad üritavad võib-olla kohandada mingeid asju meie mängijatele, meie liigale sobivalt, et jah, ma nüüd ei näe, et nüüd meil nüüd suur revolutsioon selle pealt nagu tuleks, pigem jah, see lihtsalt kindlasti annab ideid, kõik ju vaatavad, kõik mõtlevad, kõik nagu teavad oma mängijate ju oskusi, võimeid ja eks ikkagi vastavalt sellele tuleb nagu minna, jah. Nojah, ütleme, selleks mängida nii, nagu mängivad need tippsatsid, peabki individuaalne meisterlikkus olema siis nii palju nagu kõrgem, jah, et seal ikkagi mingeid tegelikult väga palju on ju seda üks-ühele ettevõtmist ja nagu sa vaatad, meie liigas meil ei ole väga palju neid, samas Eesti koondis on meil ei ole selle ääre peal neid mehi, kes tulevad ja lähevad vastast mööda ja tekitavad selle pealt nagu terava olukorra seal. Ma loodan näiteks, et Talamaa, kes Floras on näidanud, et ta suudab selle ääre peal tegutseda, et sellised mängid võib-olla saavad veel rohkem julgust juurde ja veel rohkem tõusevad esile, et võib-olla just äkki see noortel selles mõttes seda tegelikult seda julgust on nagu rohkem vaja, et mina tulen, teen ja saan hakkama, et äkki süstib kellegisse seda vaimu rohkem sisse, et kui sa vaatad seal, et samas kuidas Olise teeb või kuidas seal, ma ei tea, Jamal võtab ette või kuidas Dembele läheb seal meestest mööda, et siis võib-olla äkki meie noored vaatavad, et ma tahan ka, ma suudan ka ja ma võib-olla just äkki niisugust inspiratsiooni nagu annab. Millest mul näiteks on nagu kahju, et mida võib-olla kohalikud nagu hästi ära kasutada, et kui siin on see Vabakal oli suured need ühisvaatamised, et kui teisipäeval oli ka seal ju, hakkas see 10. hakkas poolfinaal, 7. näiteks oli Flora euromäng ja seal ma ise seal Vabakal ei käinud, aga inimesed rääkisid ka, et seal oli ju 2 tundi varem juba oli nagu päris korralikult rahvast, on ju. Et miks ei võinud seal ekraanil panema selle Flora euromängu peale, et promome nagu Eesti jalgpalli ka, et kuidagi siuksed asju nagu võiks nagu kuidagi rohkem nagu läbi mõelda, et ma ei tea, kas seal klubi peaks olema aktiivsem või ma ei tea, linn peaks huvi näitama, ühesõnaga kuidagi sellisteks olukordadeks, kui nagu inimesed juba tulevad kokku jalgpalli vaatama, et näitame seda Eesti jalgpalli ka neile juba, et nad niisama passivad seal mitu tundi, et kuidagi selliseid olukordi ühesõnaga peaks seda kuidagi läbi mõtleme rohkem. Läbi mõtleme, näed, et nii palju inimesi vaatab nagu jalgpalli seal ja siis on jälle mingi Eesti liiga mängul jälle 300 inimest, tegelikult sa näed inimesi, keda mingil määral jalgpall kõnetab, on ju ikkagi nagu tuhandeid. Et siis kuidagi leida neid pidepunkte või kuidagi neid tuua nagu ka siia koduse spordi juurde neid inimesi, et ei ole see, et meil ei ole inimesi, mitte kedagi huvita, et
selle põhjal ei saa öelda, et mitte kedagi huvita, et kuidagi lihtsalt need, ma ei tea, need nõksud on üles leida nagu jah. Aga väga palju on ka neid, keda huvitabki ainult ikkagi see MM-turniir või on ta EM-turniir, et noh, praegu ka mu tutvusringkonnas ka oli väga palju sellist, kes vaatasid neid MM-mänge, aga ma tean, et muul ajal ju tegelikult ei vaata või jälgi või noh, see on nagu ikkagi teatud määral nagu paratamatus ka. Ei no aga samas ikkagi sul on seal, ma ei tea, paar tuhat inimest seal vabakal, sul võib-olla, ma ei tea, kas 50 võlud selle Fora mängu kõrval. Ei, ma selle vastu üldse vaid, et ei oleks pidanud nii tegema. Asi nagu seegi, aga mõtle sama jah, see MM selles mõttes, ma üks päev ka läksin poisil lasteaed järgi on ja mängisid seal jalgpalli, mingi 10 pluss poissi. No põhimõtteliselt näiteks kahel ei olnud jalkasärki seljas, kes oli seal Saksamaa, kes oli Argentiina, kes oli Inglismaa, noh põhimõtteliselt kõigil olid nagu seljas, et noh, selles mõttes ju teatav ju vuti huvi järelikult peab nagu olema neis, et kuidagi seda Eesti sporti läbi selle ka nagu no ma näen, et see huvi tegelikult on ju mingil määral olemas, see ei ole see, et need nagu ühesõnaga seda olukorda peaks suutma parem ära kasutada. No lõpetuseks, kas nüüd on jalgpalli pohmelli sinu peas ka oodata või? No ei ole, homme on mängib Levadia konverentsiliigas Göteborgiga võõrsil, et homme vaatan seda ja neljapäeval me nüüd peame Eigoga jagama, et ma ei tea, kas lähen Flora kodumängule või lähen Pärnusse Paide kodumängule, et kindlasti 2 mängu on, mida tuleb kindlasti kajastada nagu. Tuleb ära teha, aga vaata mõnikord ka võib-olla suht paha olla, pead midagi tegema, eks ole, et ma mõtlesin, kas natuke sellist nagu nüüd tahaks nagu korraks selle jalka nagu ikkagi peast välja visata. Või seda ei taha kunagi peast välja visata? Ei noh, selles mõttes ikka, noh, ma ei tea, august alustab puhkus, ma arvan, ei vaata nädalaga mitte midagi. Aga selles mõttes on ikkagi, nüüd on ikkagi Eesti jalgpalli me kelan alati nagu kaasa ja tahan, et neil läheks nagu hästi ja nüüd just sama see 4. eurokoha säilitamine on minu jaoks väga siuke põnev asi, et kas nagu suudetakse või mitte seda, et selles mõttes need mängud on tähtsad nii üksikult kokku pannes ja ma selles mõttes südamest loodan, et neil läheb kõigil hästi, et seal ütleme, osadele on raskemad vastas kui teised, aga äkki üllatakse ka, et tegelikult oleks ju mega lahe, kui näiteks Levadia suudaks Göteborgi ära võtta, see oleks, ma arvan, Eesti jalgpallile selle MM järel siuke väga äge reklaam, et seal võib inimesed, kes on nagu jalgpallilainel olnud ja siis nüüd tuleb selline, näiteks homme läheb seal võõrsil hästi, nädala pärast on Tallinnas mäng, Rootsis tuleb kindlasti mingi, ma ei tea, kas 1000 fänni või ikkagi päris palju inimesi kohale siia, Tallinna linna ka selline äge jalgpallimelu on ju, kui veel mäng on siuke sellises seisus, et Levadial on võimalus, tuleks ka kohalikud fännid kaasa, saaks siin ka siukest suurt jalgpallitunnet nagu tunda, et midagi selleks nagu tore, jah. Selge, suur tänu, Madis, tulemast. Sellega on siis Viatbeti stuudio jalgpallijutud selleks korraks läbi. Pikk MM oli, palju juttu oli ka, aga Viatbeti toel siis jätkuvad Pahvi spordijuttude saated, nii et lähiajal uus saade ka tulemas. No nii, ja see on klassikaline gegenpressing. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Ja kohtunik näitab näpuga penaltipunktile. See tähendab penaltit. Kus sa oled? Mõista mängu, naudi hetke.